Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Kas 16-17-aastastele tasuks anda valimisõigus? Ei. Miks? Sest nad on liiga noored. Nad ei tea sellest teemast midagi. Kas... Et neid poliitika ei huvita? Ei, kindlasti mitte. Kas sind huvitas selles vanuses? Kindlasti mitte, sellepärast ma ütlengi, et mind ei huvitanud selles vanuses ja ma olen suht kindel, et neid ka praegu ei huvita. Mina arvan, et ei tasuks. Miks nii? Sellepärast, et noored on nii palju mõjutatavad nende perest ja sõpradest, et nende oma arvamus võib olla nõnda, et see võib olla väga kõigutatud. Nii et mina jään nagu selle juurde, et kui inimene on täiskasvanud 18, siis tal on juba omal nagu selgroogu ja ta oskab arvata, keda valida ja miks valida. Aga kas 16-17 aastane üldse teab nendest asjadest midagi? Ma arvan küll, et suurt ei tea. See on kõik see, mida keegi on kuskil rääkinud. Ja et tahavad olla sõpradele meelepärased ja siis nad valivad. Mina olen eitaval seisukohal. No ma arvan, et enamus on kindlasti küpsed. Kas nad üldse teavad midagi sellest? No küllap ikka teavad. Paljud on ju arvamust avaldanud, et noori ei huvita ei poliitika siin kohalikul tasandil ega millestki muust rääkimata. Ma usun, et niisugust väga selget piiri on võimatu tõmmata. Et noori huvita ja vanu huvitab. Eks on nii noorte kui ka vanade seas inimesi, keda huvitab poliitika. Et kui vanalt teie poliitika vastu juba huvi tundsite? Väga vanalt. Väga noorelt. Valimas käite ise hoolega? Jaa, käin ikka. No eks ta ole väga individuaalne. Vaata, kui sa tahad teha autojuhi eksamit, siis vähemalt läbitakse mingi kontroll. Kui sa tahad nüüd rahvasaadikud valida, ilmselt piisab sellest, et sa oled 16-aastane. Kui jah, aga miks ka mitte, sest ega nad ju riigile millegagi kahju teha ei saa suuremat. Aga kas nad teavad ka nii palju sellest kohaliku tasandi poliitikast? No järelikult võib-olla tuleb neile see kasuks, et siis nad peavad hakkama teadma. Minu tütar on praegu ka Kuressaare gümnaasiumist siit läinud Tallinnasse ja Tehnikaülikoolis õpib ja mina küsin ka, et kuidas nüüd peaministri vahetused on ja muud asjad. Eks kui sa lähed kõrgkooli, siis on ju häbi ka, kui sa ei tea poliitilisest situatsioonist mitte midagi. Ma arvan, et las läheb nii.